Tere esmaspäeva õhtust kõikidele teise ekraani vaatajatele. Minu nimi on Kätlin Kuusemäe ja minuga täna koos on siin üks noormees, kelle tiitli ma nüüd korrektsuse huvides siiski hetkel veel loeks maha, kui tohib. Minuga on siis koos Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefektuuri korrakaitsebüroo Kesklinna politseijaoskonna patrullteenistuse välijuht Inno Schits, tere! Tervist! See ametinimetus on niivõrd uhke ja niivõrd pikk, et mis see siis eesti keeles tähendab? No eesti keeles tähendab see seda, et ma olen Kesklinna politseijaoskonna patrullteenistuse välijuht ehk ma koordineerin siis patrulltoimkondade tööd igapäevaselt. Ja sõna välijuht ongi see, et ma teen seda õues ehk tänava peal. Ja siis näiteks kriisisituatsioonides sündmuskohal pean hakkama juhtima siis sündmuse lahendamist positiivses suunas, et sündmus saaks lahendatud. Põhimõtteliselt siis ühe vahetuse jooksul kõik patrullid, kes on patrullteenistuses? Jah, minu piirkonnas nende tööd mina koordineerin siis. Ja see on siis Kesklinn? Kesklinn, jah. Olgu. Ja kui palju üldse Tallinna piires siis selliseid inimetatud välijuhte ja piirkondi on? Välijuhte on kokku 4 ja piirkonnad on siis Kesklinn, Lõuna, Ida, Lääne-Harju ja Ida-Harju. Igas piirkonnas on oma välijuht, oma patrullekipaaž. Kui palju siis korraga ühe öö jooksul ikka autosid väljas on? No mina ei oska öelda, mis Põhjaprefektuuris on, aga ma võin öelda, palju on Kesklinna piirkonnas. Keskelt läbi igal ajahetkel on umbes 4-5 toimkonda. Ja see tähendab numbrites? See tähendab numbrites siis 10 ametnikku pluss siis mina. Olgu. Nii, me hakkame täna vaatama koos teiega, kõigepealt vaatame TV3 uudiseid ja siis vaatame sellist kodumaist sarja nagu Ment. Ja. Kui palju olete Menti ise vaadanud? No tervet hooaega pole vaadanud, aga paari episoodi olen vaadanud. Kuidas siis on, et kas naelutab teleka ette? See on esialgu, ma ootasin sellest sarjast rohkemat, aga üldiselt kui seda vaadata, siis ta toob politseiniku elu selle inimlikuma poole, et näitab, et politseinikud on inimesed ja täiesti tavalised naabrid ja sõbrad ja et ei olegi nad mingisugused trahvimasinad tänava peal. Et nendel on täpselt samamoodi, on tunded, omad probleemid, millega nad peavad igapäevaselt võitlema. No ilmselt selle seriaali jooksul saame rohkem sellest rääkida, aga me vaatasime ka uudiseid ja tekkis mul 2 küsimust kohe seoses uudistega, et võib-olla esimene see traagilisem variant, kus siis 5. korruselt üks naisterahvas alla kukkus, et kui palju selliseid väljakutseid üldse on, et võib küll kahelda, eks ju, et me ei hakka siin spekuleerima ilmselt, et kas see oli nüüd õnnetus või oli see enesetapp või üleüldse mõrv, et selline. No minu praktikas on olnud võib-olla 2-3, mitte rohkem, kus ma olen sattunud siuksele sündmuskohale. Aga alla kukkumine, kui selline on... No neid asjaolusid on väga raske öelda, et kas ta kukkus või keegi selles mõttes, et või see oli see kuritegelik, et ma ei oska seda kommenteerida, kui ma sündmuskohal olen. Mina näen seda, et on keegi alla kukkunud ja siis seda isikut tuleb abistada ja hilisem menetlus siis selgitab välja, et mis seal täpselt toimus. Et seda ma oska öelda, et kas see on õnnetusjuhtum või ei ole. Aga kui see neiu nüüd kukkus alla 5. korruselt ja nagu me kuulsime, siis asi lõppes õnnetult tema jaoks. Kas on mingid statistikat ka, et kui kõrgelt peab kukkuma, et ellu jääda? No seda ma arvan politsei sellist statistikat. Politseil kindlasti ei ole, aga ma arvan, et meditsiinitöötajad oskavad kindlasti sellele vastata. Aga siiski, kuidas kukkuda, see peaks olema kõik või kuidas? Ma mõtlen, et õnnetult saab vist kukkuda 1. korruselt ka alla, kui ikka... Ei, loomulikult, et ma ei oska spekuleerida seda, et kuidas, et mis need tagajärjed on. Et kindlasti on tagajärjed on tervislikud, need ei ole ühesõnaga. Selge. Räägiti ka emakeele eksamist, et vene koolides siis tehti praegult emakeele eksamit. Need noored seal humanitaargümnaasiumist valdasid keelt päris hästi. Jah. Et kuidas on üldse probleem politsei patrullringkondades, et kui hea on emakeele valdamine patrullpolitseinike hulgas? No nüüd politseinike hulgas seda probleemi enam ei esine.
nüüd võiks öelda, et võib-olla on teine probleem, et politseinikud ei räägi näiteks vene keelt teise keelena, mis aitaks nagu tänava peal tööle kaasa, inimestega suhtlemine, kontakt saavutada. Et noored politseinikud, kes tööle tulevad, et nende vene keel on küllaltki nõrk. Et noh, ma ei saa muidugi kõigi eest rääkida, aga see tendents on. Et pigem siis me ei oska rääkida vene keelt, kui et vene keelt kõnelevad patrullpolitseinikud ei oska eesti keelt. Just, et nooremad politseiametnikud ja et ei oska nii hästi vene keelt rääkida kui varasemalt. Aga kas see on ka nõue sisseastumisel politseikooli või kuhugi, et vene keelt osataks kui teist? No politseikoolis on vene keele tunnid olemas ja see õpe on sisse viidud, et ma täpselt ei oska öelda, kas need nõuded on sisseastumisel. Kindlasti on sisseastumisel emakeele oskus. Kas patrullpolitseinike seas on rohkem mehi või on naisterahvaid? Patrull ikka mehi on rohkem, et patrullpolitseiniku töö iseenesest ongi nõuab nagu meestelt rohkem või mehi nõuab rohkem, et selles mõttes, et seal on füüsilist jõudu vaja teinekord rohkem. Nii, aga meie esimene reklaamipaus sai nüüd sujuvalt siin teie tööd arutades mööda. Vaatame teist kolmandikku 17 uudistest ja siis oleme tagasi Jutujärjega stuudios. Olge teie saab. Tere taas teiselt ekraanilt. Teine kolmandik uudiseid vaadatud. Uudistes oli nii põnevat kui ka kriminaalset. Kui tihti õnnestub teil uudiseid vaadata nii, et ei pea millegi üle nagu pead kinni hoidma, sest et tundub, et uudised on väga-väga kriminaalsed tihti peale. No politseinikuna siis ma oma töös puutungi kokku inimestega, kellel on kas toimunud vahetult elus midagi, kas nad on kannatanud, tunnistajad või kurjategijad või õigusrikkujad, et selles mõttes, et politseinikuna ma puutun sellega palju kokku, et ma ütleks, et uudised nii väga kriminaalsed oleksid. Ja terve tööpäev on seotud sellega, et te lähete koju, panete uudised käima, teleka käima ja jälle? No mina arvan, et see ei ole päris nii, et kui me nüüd vaatasime uudiseid, siis uudistes ei olnud kriminaalsed, seal oli 2-3 lõiku ainult. Ülejäänud oli ju eesti keele riigieksamid, siis olid need hokimängijad, kes siis oma töö ajal tarvitasid alkoholi. Jah, hokimängijatest tulenevalt siis küsikski, et kuidas politseis on lood distsipliinirikkumisega? No, politseis on distsipliin väga tähtis, et ise oleme korravalurid, siis me peame moraali nõuetelt olema kõrgemad. Ehk me peame väga kriitiliselt ennast vaatama ja sihukeste asjadega kindlasti nagu alkohol ei tohi patustada, eriti veel töö ajal. Et politseis sellist asja ei taunita kindlasti. Mul on väike pöördumine meie teise ekraani vaatajatele ka, et meil on täna siin stuudios Inna Šits, kes on siis, kuidas see oli, korrakaitsebüroo kesklinna politseijaoskonna patrullteenistuse välijuht. Ehk et teeme selgeks ka, mis see täpsemalt veel tähendab patrullteenistus, liikluspolitseinikud, aga me ei ole siin ilmaasjata. Meil on selleks väga oluline põhjus, nimelt me hakkame koos vaatama pärast uudiseid siis kodumaist krimisarja Ment ja saame siis otse küsida ja vastata politseinike igapäevaelu, tööelu ja nende seoste kohta. Ja seoses sellega on ka teil ainulaadne ja nagu te teate, otse võimalus rääkida Innoga isiklikult, mis tähendab seda, et te võite meile Skype videokõnega sisse helistada ja meie kontakt on siis teine ekraan. Kui te soovite Innole esitada küsimusi emaili teel, siis on selleks stuudio@teineekran.ee ja kommentaarium videoakna all, nagu alati. Ja meil on ka väike auhind. Auhinnaks on siis selline tore helkurvest, millega te saate olla nähtavad öödes, pimedates öödes ja igal pool, kus on vaja ennast nähtavaks muuta. Nii et igati kasulik asi ja olge siis aktiivsed meile küsimusi saatma. Me võtame need küsimused siin mingi aeg seriaali vahele ka ette ja aktiivse vaataja auhinna võitja valib otse loomulikult meie saatekülaline ise. Nii, aga tulles korraks veel tagasi selle niinimetatud hokimängijate juurde ja purjutamise juurde, et mis on teie arvamus sellisest käitumisest? Okei, politseid Andril seda nüüd ei saa lubada, aga hokimängijad kui samamoodi tavalised inimesed, kes
peavad kuidagi oma kaotusest nüüd üle saama. Et mina ei oska neid või mina ei tohi neid hukka mõista, et eks see on teiste inimeste töö, et kas see oli normaalne käitumine või ei olnud, et selle ühiskond peab ise otsustama, et kas selline on normaalne käitumine või ei ole, et samamoodi nagu kõik muud asjadegagi meil siin. Ise nad arvasid vist, et on täitsa okei, aga tundub, et hokimeeskonna niinimetatud ülemjuhtkond siis sellest väga midagi ikkagi ei arva. Tõenäoliselt küll, et eks nad peavad oma asjad ise korda ajama, et uudistes oli veel üks traagiline juhtum, nimelt Narva juhtum, et tekkis hoopis selline küsimus, jälle võib-olla ei huvitagi see, et kes, kus, mida täpselt, aga kui palju üldse Eestis on relvadega probleeme ja kui palju on inimestel relvi? Ma lugesin just ühte värsket uudist ka, et hästi paljud relvaload see aasta aeguvad ja mingi selline. Jah, et see, et relvalood aeguvad, ei tähenda, et see on kohe probleem. Aga minul puudub statistika selle kohta ja ma pole seda ette valmistanud ja vaadanud seda statistikat. Aga tänava peal töötades ei ole relvad küll meil väga suur probleem, et inimestel üldiselt tulirelvasid tänava peal kaasas ei ole. Et see ei saaks öelda, et ma oleks väga palju nendega kokku puutunud. Aga kasutatakse või õigemini kantakse kaasas on need stardipüstolid. Et neid on küll jah olnud palju, mis teevad kõva pauku ja näevad välja nagu tulirelvad. Et nendega võib ka probleeme tulla. Aga see stardipüstol, kas see siis on nagu midagi, mida seadus reguleerib või ei reguleeri, peab selleks ka relvaluba olema? Ei, selleks ei pea relvaluba olema, aga seda ei tohi kasutada, kui ütleme, et seda ei tohi kasutada selliselt, et see häirib teisi inimesi. Ehk ta ei ole mõeldud selleks, et ta kuskil tänava peal on käes või inimesed näevad seda, et see häirib teisi inimesi ja see on siis keelatud tegevus. Aga mille jaoks see siis mõeldud on? Ma ei oska öelda, mille jaoks see mõeldud on, et siis spordivõistlustel näiteks, et kui jooksjad alustavad starti, et siis teha kõva pauk, et kõik kuuleksid. Ja sellist asja on nagu võimalik inimestele osta niisama? Sellist asja on võimalik osta. Okei. Aga see Narva juhtumi juurde korra nagu tagasi pöördus, et kas Eestis saab eristada ka piirkondi, kus on rohkem võib-olla selliseid niinimetatud relvakangelasi? Ma ei oska selle kohta kommentaari anda, et mina töötan ainult kitsas alas ehk kesklinna jaoskonna piirkonnas ja ei oska selle kohta nagu täpselt öelda, kus kohas seda rohkem on või kus vähem on. Kuidas üldse Eestis need relvapiirangud või vanused, et teate umbes, et kas on samamoodi 18, kui tohib endale relva soetada või kuidas? Seda ma ei oska öelda, et selle relvaseadusest tuleb järgi vaadata, et peast ma kindlasti oskan. Aga mis teie arvate, kas Eesti on nagu oma arengutes ikkagi minemas normaalset rada pidi, et väga hulle uudiseid võib välismaalt kuulda seoses just relvadega, et kui see teemaks nüüd praegult oli, et Narva niinimetatud relvakangelased ei olnud ka väga vanad siin 20 ja 19 ja aga kõik need välismaa kooli tulistamised, et kas Eestis me pigem liigume positiivsel teel või on ka Eestis midagi? Tulirelvad valedes kätes on igal maal ohtlikud ja samamoodi Eestis, nii Ameerikas, Soomes, et see on raske öelda, et mis hetkel ta Eestis ohtlikuks saab. No loodame siis ikka parimat, et me ikka jääme õigele teele ja vaatame ka TV3 uudised lõpuni ja siis meie tänase tähtseriaali Ment vaatamise juurde. Tere taas teiselt ekraanilt ja meil on üks väike lülitus ennem, kui asume siis Menti vaatama ja kasutaks ära selle hetke veel selleks, et näidata teile meie tänast auhinda, milleks on siis Helkur Vest ja Helkur Vesti annab siis aktiivsele vaatajale või siis toreda küsimuse esitajale meie tänane saatekülaline Inno. Ja nüüd me hakkame vaatama Menti, mis siis on seriaal tõest ja fantaasiast. Eks me saame siin täpsemalt teada, et kumba seda rohkem on, aga mis sa nii esmapilgul ütled siis, et on see rohkem tõde või siiski fantaasia? Ma arvan, et siin on rohkem fantaasiat. Põimituna tõega. Olgu, fantaasia põimituna tõega. Aga vaatame siis selle seriaali esimese osa ära ja siis vaatame ka võib-olla räägime täpsemalt sellest, et mis on täpselt tõde, kui palju eraelust tõtt ja nii edasi. Et süübime siis natukene sügavamale. Olgu, aga hakkame vaatama ja oleme peatselt tagasi.
esimene osa Menti on siis vaadatud ja oleme valmis natukene sellel saate teemal nüüd rääkima ja küsima. Meil on tulnud juba ka küsimusi, mida tahaks nüüd sinu käest kohe küsida. Võib-olla esimesena küsiksin ennast väga huvitava asja, et mis siis on vahe? Teie olete patrullteenistuse välijuht, et patrullteenistus, liiklusteenistus, mis on vahe? Vahe on selles, et näiteks liikluspolitseinikud tegutsevad sihtsuunitlusega tööga. Ehk nende põhitöö on liikluspolitseiniku töö. Ehk liikluse rahustamine, õigusrikkujate avastamine ja liiklusõnnetuste ennetamine. Aga et liikluspolitseinikud saaksid oma tööd teha sihtsuunitlusega, siis nendele väljakutseid ja ütleme siis muud tööd nagu ei anta, et siis nad saaksid teha sihtsuunitlusega seda. Ja teine on siis patrullpolitseinikud, kes on rohkem piirkonnaga seotud. Ehk kesklinnas on jagatud piirkondadesse ja seal piirkonnas olenevad kas 1 või 2 patrulltoimkonda, kes siis tegelevad selle piirkonna probleemidega. Ehk alates liiklus, avalik kord, kõiksugused muud, ühesõnaga kõik, mis politsei tööülesanded on, millel on vaja tähelepanu juhtida. Antud tegelased siis seal Mendised kuuluvad ilmselgelt siis patrullteenistusse? No tõenäoliselt küll jah, et nemad tegelevad siis mingis piirkonnas oma tööga, et nad teevad seal kõike, et ja patrullpolitseiniku töö ongi see, et teevad kõik, et nagu näha oli tsiviilvaidlused üürniku ja omaniku vahelised, samas kui vajadus siis reageerivad liiklusrikkujale ja nii edasi. Siit ka siis kohe üks küsimus, et mis on levinumad probleemid, mida patrullpolitseinikud lahendama peavad? Levinuvad probleeme ma niimoodi ei oska öelda, aga probleeme on palju, mida lahendatakse, on siis olenevad piirkonnast, näiteks vanalinna piirkonnas on kõigil teada, et see reede laupäeva öösel on need lärmavad turistid ja inimesed, kes tulevad pidutsema, et siis politsei peab reageerima sinna. Samamoodi on liiklusrikkumised, kui politseinik oma patrullpiirkonnas märkab midagi, siis ta peab reageerima sellele. Kui palju on reageerimisi või väljakutseid siis peretülidele? No neid ikka tuleb ette jah, aga neid summat ma ei oska öelda või arvu, palju neid on, aga neid on ikka jah. Aga kas vastab tõele? Ma olen kuulnud, et peretülidesse politsei üldiselt ei sekku, et palub endal ära lahendada. Ei, see on täiesti vale informatsioon, et politsei sekkub ja võtab väga tõsiselt peretülisid, et need on meil üks prioriteet ka politseitöös. Ja, võtame siis järgmise, et siis üks vale arusaam on siis nüüd kummutatud. Et see ei vasta tõele kindlasti. Nii, Veiko Laul on küsinud, kas välismaised politseiseriaalid on tõetruumad kui kodumaised? No välismaised oleneb, milliseid seriaale mõeldud on, aga võib-olla nad on tehtud, ütleme, kui me räägime sellest seriaalist Ment, et see on võib-olla natuke liiga palju sellist, ta ei ole liiga palju niisugust masendavat, et politseitöö või politseinikud ei ole nii tõsised või nii kurvad, et nagu seal on pidevalt on ainult probleemid isiklikus elus ja siis mõni üksik siis naljakas juhus, et üldiselt politseinikud on väga lõbusad ja töö pakub ka väga palju erinevaid naljakaid situatsioone. Ja siit ka ongi kohe üks küsimus, et kas on mingeid naljakaid seiku, mida võite rääkida, mis on juhtunud? Need on kindlasti väga palju, aga ma arvan, et nii äkki mul kohe ei tule meelde mingit sellist, mida ma võiksin rääkida. Aga see naljaka seiga küsimus on niivõrd hea, et me järgmise saate ajal siis saate mõelda. Mõtlen midagi välja, et selles mõttes mitte ma ei mõtle midagi välja, vaid et ma mõtlen nende peale, et nagu ikka inimsuhted, et seal tekib nii politseiniku kui inimesega suhtlemisel, et seal omavahelised nagu arusaamatused, et need võivad teinekord päris koomilised olla. Aga kui palju te üldse välismaiseid politseiseriaale vaatate? No ma arvan sama palju kui tavainimesed, et selles mõttes, ega selles mõttes, et ma politseinikuna, ega ma siis nagu kõrgendatud huviga ei vaata, et oleneb, mis on nagu selle seriaali süžee, et üldiselt patrullpolitseinikest väga palju neid seriaale ei ole, et üldiselt on ikka kriminaalpolitseinikud ja siuksed
ja nagu siingi on, et patrullpolitseinik tegelikult ei lahenda ühtegi kuritegu algusest lõpuni. Patrullpolitseiniku ülesanne on kiiresti reageerida ja siis nagu öeldakse kuumadel jälgedel siis kas kurjategija tabada või neid jäljed säilitada. Et lõpuni ta kindlasti ei lahenda, et see läheb edasi siis kriminaalpolitsei või vastavale siis näiteks omavalitsusele või kellelegi teisele siis menetleda, kes on pädev organ. Siin Mendis on jooksvalt, olen ise ka seriaali teinekord vaadanud, et ühes osas siin oli hästi palju probleeme just selliste niinimetatud tädikestega või mutikestega, kes tühja tähja peale reageerivad, et kui palju päriselus selliseid tühje kõnesid on? Hästi palju on selliseid, et isegi üks osa juhtimiskeskus selekteerib sellised välja, aga üldiselt on seda väga raske telefoni teel teha, et selleks peab politseinik kohale minema. Ja selliseid situatsioone on palju, jah, et ja seal ongi siis politseinik on siis lihtsalt kuulab ära on mure ja inimesed on erinevad ja tema jaoks võib-olla ongi see probleem ja kui politseinik käib juba sündmuskohal, et siis tuleks oma tööd tõsiselt võtta ja ära kuulata. Ühest küljest on see kindlasti nagu politseinike jaoks aja raiskamine, kui see on selline tühi kõne, aga need kõned nende jaoks on väga olulised. Inimesel on ju mingi probleem, et ta on helistanud ja tema tahab politseiga suhelda, siis politsei peab seda tegema. Aga on teil mõningaid näiteid, mis on sellised mõned tühjad kõned, siis mis on hästi olulised nende vanemate daamide või härrast? No ajakirjanduses alles oli üks Kunda meesterahvas, kes helistas politseisse korduvalt, et see oli ka uudistes käis läbi, et tal on laip on noovis ja siis käis Päästeamet ja kiirabi ja politsei, et noh, see on niisugune kuritegelik, et selles mõttes seal ei ole nagu politsei niisugust käitumist ei tauni, aga ütleme sellised vanad inimesed, kellel võib-olla ongi probleem naabriga, et politseinik on nagu kolmas või ütleme siis kõrvaline isik, kes annab talle nõu ja saabki oma probleemi lahendatud. Nii, ja üks küsimus, ma arvan, et me selle jätame nüüd tegelikult pärast, eks see on võib-olla natukene selline pikem, küll aga on selline küsimus, et need on kõik nii sellised pikad küsimused, meil hakkab kohe seriaal pihta, aga äkki vastame siis võib-olla lõpetuseks sellele teemale, mis meil oli, et kui palju tegelikult, ütleme, need kõned, mis tulevad, et te ütlesite, pole lihtne eristada, aga kuidagi nad ütlesite, selekteeritakse välja, et no on näiteks, kas on politsei kohale sõitmine vältimatu, et kas kellegi varaelu on ohus või näiteks on mingi teistsugune organisatsioon, kes saab sellega tegeleda. Näiteks Tallinnas on munitsipaalpolitsei, kes tegeleb kohaliku omavalitsuse pädevuse piires seal hea korraga, koerte kasside pidamise eeskirjad, kõik sellised asjad. Et siis saab ka, ütleme siis, meie partneritele selle edastada. Aga vaatame nüüd Menti edasi ja järgmise pausi ajal juba siis räägime täpsemalt eraelulise ja tööelulisest seadustest ja seotusest nii Ment-seriaalis kui ka päriselus. Küsimusi on tulnud ohtralt. Jääge meiega. Tere tulemast tagasi teisele ekraanile ja nüüd on siis aeg sealmaal, et piiluda taaskord kirjakasti ja vastata siis küsimustele, mis meil on tulnud. Nõnda. Läheme siis natukene igapäevatöösse, mis teil on ja seoses sellega tuli mulle küsimus selline. Tere Inno, kui palju on võimalik patrullteenistusest edasi areneda, kui kaua on keskmine tööaeg, kui soovitakse edasi liikuda kuhugi poole siis sealt patrullist? Tervitades Signe. No see edasi liikumine on nii suhteline, et oleneb, kes kuidas karjääri tahab teha, kas nagu paralleelselt või minna ülespoole. Korrakaitsebüroos siis ega seal ei olegi, et on patrullteenistus, liikluspolitsei, piirkonnakonstaabel, noorsoopolitsei. Et see on siis nagu paralleelne liikumine, et erinevad töösuunad, aga siis kui ütleme karjääri teha ülespoole, siis ongi välijuhid, teenistuse vanemad, jaoskonnajuhid, korrakaitsebüroo juhid. Aga siis muidugi korrakaitsebüroost on võimalik ka kriminaalpolitsei tööd teha. Ehk siis kui patrullitöö annab väga hea aluse kriminaalpolitseinikule, et siis tulevikus kriminaalpolitsei tööd teha hästi.
Kas selleks, et edasi minna, peab siis vahepeal midagi õppima või peab ennast patrullteenistuses lihtsalt silmapaistvalt näitama? Ja õppima peab kindlasti, et tuleb ennast kursis hoida seaduse muudatustega, siis tuleb ennast silma tuleb paista, et on huvi ja inimesel on ka eeldused, et ta suudab seda tööd, näiteks kriminaalpolitsei tööd teha. Mis eeldused siis peavad olema, et saada kriminaalpolitseinikuks, et pidi vist olema popp-koht, kui inimesed tahavad saada politseinikud? No selles mõttes, et mina ei ole värbaja, et ma ei oska eelduste kohta öelda, aga kindlasti on üks kõige olulisem on kriminaalmenetlusseadustiku tundmine, mis on eeldus ja karistusseadustik ja siis isiksuse omadused. Kriminaalpolitsei vist ei pea vormiriides käima? Oleneb jah, mis töösuund on, aga üldiselt küll, jah. Nii, küsimus Marjult Tallinnast. Tere, nähes kõike seda kriminaalset ja negatiivset, mis teie töös on, milles seisnevad politseinike töörõõmud? Tervitades Marju. Et politseinike töörõõmud, et kindlasti on see inimeste aitamine, et tõenäoliselt praegune see palgasüsteem ei motiveeri nii palju, kui ta peaks tegema seda, et need politseinikud, kes tänava peal töötavad, nendel on kindlasti mingi muu motivaator, mis tuleb kuskilt seespoolt, mille pärast nad seda teevad. No, kumba teil siis rohkem on? Ma mõtlen praegu, et te ütlesite inimeste aitamine, kedagi te aitate, aga hästi palju te ju peate ikkagi neid niinimetatud pahasid poisse kinni pidama. No, kui nii võtta, siis pahade poiste kinni pidamine ongi see inimeste aitamine. Et see, kui me peame kurjategija kinni, siis või hoiame näiteks kuriteo ära, siis võib juhtuda see, et meil on üks kannatanu vähem. Seega te üritate selle kõige negatiivse vahel, loete positiivsust sealt ridade vahelt kuskilt, et varjatult. Just nimelt, et ega selles mõttes, jah, inimestega kohtume küll negatiivses situatsioonis, et ehk väga stressirohke, kas ta näiteks tavakodanik on sattunud kuriteo ohvriks, siis tema jaoks on see suur stressor ja politseinik on esmane, kes tuleb sündmuskohale ja siis ta peab suhtlema. Ja kui ta suudab selle kurjategija sealt vahetust lähedust kinni pidada, siis on politseinikud hästi tehtud ja politseinik tunneb head meelt. Aga miks ikkagi inimeste suus politsei on pigem selline asi, mida kardetakse, kui te teete tegelikult ju ainult head? See tuleb kindlasti sellest, et politseiniku üks kaasas käiv tööülesanne on näiteks liikluspolitseil on trahvimine, et läbi selle mõjutada liikluskäitumist ja inimesed puutuvadki negatiivselt kokku selles mõttes, et kui politseinik karistab ehk teeb trahvi. Et ma arvan, et see ongi see üks põhjuseid. Ja teine põhjus on muidugi see, et kui politsei peale mõeldakse, siis alles siis, kui näiteks inimene on sattunud kuriteo ohvriks. Et niisama keegi ei tule jaoskonda ütlema, et mul on kõik hästi. Ja. Kui palju te saate tagasisidet hästi tehtud töö eest? Tagasiside tuleb läbi näiteks Facebooki kodulehekülg on meil. Läbi selle tuleb päris palju ja inimesed ka sündmuskohal ütlevad näiteks, et neile meeldis meie tegevus, siis öeldakse seda. Tarmo on küsinud, miks hakkasite politseinikuks? Kas see oli väikse poisina juba soov ja unistus, mis täitus? Jah, võib ka nii öelda siis. Aga paljud väiksed poisid tahavad saada politseinikuks? No, ma ei oska niimoodi öelda, et ma kusagil 10 aastat tagasi asusin politseinikuks, et need motivatsioonid ja need olid erinevad ja ajas need muutusid kindlasti. Aga siit ka järgmine küsimus tegelikult, et mis motiveerib teid töötama politseinikuna? Et ütlesite, motivatsioonid olid erinevad, et mis oli siis ja mis on nüüd, mis on alles jäänud? See on väga raske, aga mis ta motiveerib on see, et inimene, kui midagi teha, siis kui sa leiad, et sul on seal veel väga palju õppida ja ennast täiendada, et siis ongi üks motivaator, et oma tööd paremini teha ja kui sa leiad, et mida rohkem sa tead, seda vähem sa tegelikult tead, et siis õpid juurde ja saad aru, et minu panus on väga suur, kui ma ennast täiendan ja koolitan. Aga kui te ütlesite, et palk ei ole politseinikel see kõige suurem motivaator, et kas politseinike read siis ikka veel püsivad või hõrenevad või kuidas on, et võrreldes meditsiinitöötajate omadega, mis nagu väga tugevasti hõrenevad, ma olen kuulnud? Politseinike read. Ma ei oska paralleeli meditsiinitöötajatega tuua, aga kindlasti on palga pärast inimese ära läinud. Siit võib-olla üks hea küsimus ka veel ennem oli, et
kuidas see oli, uudistes oli meil üks lõik, kuidas inimesed olid seal, keegi sai elutööpreemia, oli hall ja selline väärikas daam seal, et kui palju politseinikke reaalselt töötabki pensionini, kuni pea on hall ja teeb missioonitundes selle kõik lõpuni? No ikka töötab, et mina olen näinud päris mitmeid politseinikke, kes on läinud pensionile tööpostilt. Aga arvuliselt ma ei oska öelda, et see on nii palju, on neid erinevaid jaoskondasid ja osakondasid, et ma ei tunne kõik isiklikult. Aga politseinikud saavad kuidagi varem pensionile ka või? Oli miski selline eripension on olemas ja praegu. Mis tähendab, kui vanalt siis saab pensionile minna? Ma 50. Ei oska seda peab politsei piirivalve seadust vaatama, et peast ma kindlasti ei oska seda. Selle nimel teie ei tööta? Mul on veel aega sinna, et eks ma siis 10 aasta pärast hakkan mõtlema selle peale ja siis uurima. Kavatsete ka lõpuni minna? No kindlasti, et ega ei saa ju niimoodi töötada, et ma lähen nüüd ära, et politsei töö on ikkagi selles vastusturikas, et siin ei saa töötada selle mõttega, et ma homme lahkun siit töölt. Tore kuulda, kui inimesed on motiveeritud. Nii, Kati küsib, kuidas siis ikkagi Mendisari on teie arust? Kas täiesti fake? Ei ole, et seal on, ma arvan, et see ongi see kõige olulisem, et näidata, et politseinikud on inimesed, kellel on omad probleemid, mida nad ka teinekord võtavad tööle kaasa ja samamoodi nad peavad seda lahendama ja see ongi see mõte, ma arvan, et kui inimesed seda vaatavad ja teinekord politseiniku tänava peal näevad, et siis saavad aru, et tegemist on inimesega ja tal on ka omad mured ja omad eripärad. Kas see võikski olla siis selle saate nagu selline või tõsielu tragikomöödia põhiidee siis, et näidata politseinike igapäevaelu? No ma arvan küll, et see ongi see, aga kindlasti on politseinikel rohkem värve, et ei ole nii hallides toonides nagu sement. Minule isiklikult tundub see hästi hallides toonides see sari. Ja te ennem ütlesite ka, et see sari on hästi palju ikkagi seotud fantaasiaga, et ikkagi palju on siin mittereaalselt sisse põimitud, aga mis see praegusest tänasest seriaalist see kõige reaalsem hetk oli, mis nagu seostub teie igapäevatööga? Politseivorm ja politseiauto. Et no tegelikult on siin ikka mõeldud, et no seda on nii raske kommenteerida, et tead see fantaasia on selles mõttes, et juba patrullpolitseiniku töö on teistmoodi üles ehitatud, et nad patrullpolitseiniku töö on tänava peal, mitte kuskil jaoskonnas või kabineti avarustes, et üldiselt nad peavad olema oma piirkonnas ja lähedal siis inimestele ja siis tegutsema või siis väljakutse saavad, siis nad on kohe läheduses. Nii, aga see paus läks meil nüüd järjekordselt kiiresti, et vaatame seriaali edasi ja mõned sõnad sellest eraelu poolest ka veel saate lõpus. Jääge meiega. Ja ongi tänane Mendi osa siis vaadatud ja endiselt on meiega stuudios üks politseinik, kelle käest on siis küsida veel hulk küsimusi ja nüüd Mendi juurde, kohe otse Mendi juures nüüd lõppes seriaal sellises kohas, et ühele vennale reaalselt tehti ära. Ja küsimus Marilt. Kui palju on sellist ärategemist politseinikel omavahel, nagu seal seriaalis Ment oli näha? Ja seda on kogu aeg näha, eks ju, et... No ma arvan, et see nii tõsine see probleem ei ole, aga nagu igas töökollektiivis on selliseid inimesi, kes soovivad ennast kõrgemale tõsta teistest, et kindlasti on, aga ma arvan, et nii dramaatilisi situatsioone kindlasti minu teada ei ole meie kollektiivis küll. Aga kas ametiredelil tõusmine käib pigem nagu oskuste ja saavutuste järgi või see ussitamine aitab ka kaasa selline seljatagune? No ma arvan, et pikas perspektiivis see ussitamine kindlasti kaasa ei aita, et ikka oskused on need, mis sind edasi viivad. Veel üks põhjus, miks see seriaal vale on, jah? Võib ka nii öelda, jah. Mis oli kõige tõesem selle seriaali puhul üldse, et me oleme siin rääkinud natukene, mis sarnaneb tegelikkusega, mis ei sarnane, mis on vale, mis fake, et mis on kõige tõenäolisem? Te ütlesite ennem oli see vorm ja see politseiauto, aga kui me võtame töörutiini praegult? No see töörutiin, ma ei ole neid kõiki episoode vaadanud, aga selle episoodi puhul iseenesest politseinikud, see, et nad tänava peal olid ja küsitlesid seal kahtlustatavaid ja et see on iseenesest on see täitsa vastab tõele niimoodi, et politseinikud käivadki.
ma olen kuulnud, et TV3 on saanud tagasisidet vaatajatelt, et neil on Rein Paablist kahju, kuna ta saab igalt poolt peksa ja ta on nii nagu selline õnnetu ja äppu ja kõik veab viltu, et kas teil isiklikust tasandist vaadates on ka Rein Paablist kahju? Minul on ka kahju tast jah, et tal kogu aeg on ainult üks probleem ajab teist taga, nii koduses elus, tööalaselt, et selles mõttes ta nagu jah, komöödia, päris komöödia ta vist ikkagi ei ole, et ta ikka natuke draamat on ka. Aga miks ta nii õnnetuks on tehtud? Ma ei oska öelda, et seda peab vist küsima nende filmitegijatelt. Aga kuidas te üldiselt arvate, kas see sari Ment on politsei mainele tulnud pigem kahjuks või kasuks? Seda ma ei oska küll öelda. Et ma arvan, et kindlasti kasutegur on seal olemas, et nagu ma ennem juba kordasin, et see näitab politseinike inimlikust küljest, et tavaliselt üldiselt inimesed ei puutu kokku politseinikega ja siis võib tekkida vale mulje, et politseinikud ongi ainult karistav organ, aga tegelikult nad on tavalised inimesed, naabrid, sõbrad samamoodi. Et teile antakse siis äkki rohkem andeks tänu sellele, et vaadatakse, et te olete ka lihtsad inimesed? Politseinikule kindlasti tohiks rohkem andeks anda, et kui politseinik teeb oma tööd hästi, et siis ei ole midagi andeks anda talle, et lihtsalt võib-olla suhtlemine inimestega on positiivne, et ei võeta kohe seda nii dramaatiliselt. Vaatasin seda neid peaosatäitjad, nii Rein Paabel kui see Solnutskova, nad on mõlemad natukene sellised täidlasemad, et kas on mingid kaalupiirangud ka, mis patrullpolitseinikele ette kirjutatakse? Ei, kaalupiirangut ei ole, aga on füüsilised katsed, mida peab iga politseinik tegema. Ja need tuleb nagu ära sooritada ennem patrullikohustust? Need tuleb iga aasta sooritada. Korduvalt? Jah, iga aasta. Nii, ja nüüd oleme siis seal, kus eraelu ja töö hakkavad kokku puutuma. Väga karm seik. Naine hakkas jälitama oma meest, kuna tekkisid kahtlused. Ja siit on mul kohe üks küsimus. Tere, kas politseinike naistest saavad oma meeste kõrval ka potentsiaalsed politseinikud? Jõudu Moonika Pärnust. Põhimõtteliselt ju, kui keegi peres teeb mingit tööd, mis võtab päris palju tema aega, et siis kindlasti peab kogu pere toetama ja kindlasti elatakse mingeid situatsioone läbi. Sest kõik ei ole positiivne, on ka stressirohkeid olukordasid, kus politseinik peab mingit väga raske sündmuskoha või väga raske olukorra lahendama, et siis kindlasti võib-olla perekond aitab, et võimalik rääkida uuesti läbi elada. Aga kui palju sellist usaldamatust tekib, sest et olgem ausad, politseitöös on ka ju asju, mida kodus tegelikult ei tohi rääkida? No patrullpolitseiniku töös ma arvan, et see nii hull see ei ole, et neid asju ei ole väga palju, et jah, kindlasti tuleb mõelda, et kellele mida rääkida, et isikuandmete töötlemine, et võib juhtuda, et hoopis sa räägid oma naabrist, et see võib solvata kedagi, kui sa satud mingisuguse sündmuskohale. Antud seriaalis või episoodis oli siis ka see, kus Rein tunnistas, et tead, et ma olen rohkem siin sinuga koos patrulli aega, kui ma saan oma naisega aega. Et kui palju sellest nagu tõele vastab patrullpolitseinike? No patrullpolitseinikul, et 160 tundi kuus on normtunnid keskelt läbi, et siis võib ise arutada, palju kuus peab tööl viibima. 160, see on tegelikult tavatunnid. Nagu see on tavatunnid jah, et lihtsalt vahetused on Põhjaprefektuuris on 12-tunnised ja öised ja päevased vaheldumisi. Aga olete te kursis, kui palju selliseid eraelulisi probleeme politseinike peredes tekib, sest et vahetused, öised? Ei, kindlasti see natuke raske on ja kindlasti tekib see probleem. Aga see ei ole kindlasti kõikide politseinike ühine joon, et on probleemid, et ma arvan, et see on pigem erand ikka kui reegel. Aga kas need niinimetatud naismendid on ka siis nii karmid, kui sa Anna seal antud hetkel oli, et pani sündmuskohal kõik ühe sõnaga paika ja? See oleneb inimesest, et teinekord naispolitseinikud saavutavad parema kontakti meesterahvaga suheldes, et siis see ongi parem, kui naispolitseinik suhtleb.
Aga kas naispolitseinikud on siis pigem ongi sellised suuremad või on sellised õblukesed, et kui tõsiselt sellist politseinikku võetakse? Ütleme, et läbilõige on kõikesugust, et on igasuguseid, et ja politseinik, selles mõttes, et ega välimus peab olema korrektne, aga politseinik ikkagi oma suhtlemisega on see, kes kujundab oma arvamust. Ja karmim teema ka natukene, et tuli neil pool läbi huumori tuli teemaks surm tööpostil. Et kui ohtlik on teie töö? Siin mõned aastad tagasi oli ka üks väga karm juhus, ma mäletan, kus üks koer hukkus, üks naispolitseinik hukkus. Ja. Et siis... kui teadad sellised juhtumid on või kuidas? No neid on ikka ette tulnud Eesti iseseisvuse ajast, et siin viimased juhtumid oligi, siis oli kaitsepolitsei juhtum oli ja neid ikka tuleb ette, et politseitööga see oht on alati. Aga kõik politseinikud on selleks valmis ja nad ei lase nagu oma motivatsioonil kuidagi selle ohu tõttu langeda? Siin ei ole tegemist motivatsiooniga, vaid siin on tegemist mitte rutiini laskuda ja turvataktikaliselt teha õigesti, et kindlasti see oht on, aga seda on võimalik maandada seda ohtu sellega, et turvataktikaliselt käituda õigesti. Mart on küsinud ka teie kohta. Kuhu plaanite edasi karjääriredelil, mis oleks järgmine ametikoht, kuhu sooviksite minna? Hetkel ei ole mul... Hetkel ma olen alles 2 aastat välijuht olnud, et eks ma pean saavutama professionaalsuse ja siis tuleb edasi vaadata. Et kindlasti ambitsioonid peavad olema kõrgemad, et see, mis muidu vatsel korral ei saavuta seda. Nüüd oleks mul veel lõpuks, mitte kõige viimasena küll, aga üks viimastest küsimustest. Kas eraelu tungib politseiellu või tungib politseielu, tööelu pigem eraellu? Ma arvan, see suhe on vastastikune, et politseielu tungib eraellu kui vastupidi. Tooge mulle üks näide, kuidas politseielu tungib eraellu? No näiteks võib juhtuda see, et keegi tunneb sind tänava peal ära, olles eelnevalt kokku puutunud mingis negatiivses situatsioonis. Need, võib mida iganes mõelda neid situatsioone. Või siis öötöö häirib näiteks, võib häirida eraelu selles mõttes, et võib tekkida sellega mingid komplikatsioonid, näiteks unehäired. Ja samamoodi eraelu, et kui sa ikkagi kodus on korrast ära, et eks ikka võtad tööle kaasa selle ja oled natukene negatiivsemalt meelestatud. Kas siis on suurem tõenäosus trahviga saada? Ei, seda kindlasti ma loodan ja ma arvan, et ükski politseinik sellepärast trahvi ei kirjuta, et tal on endal eraelus probleemid. Et siin peab ikkagi olema õigusrikkumine toime pandud ja vastavalt siis menetluskorrale siis tehakse vastavalt siis kas hoiatus või rahatrahv. Nõnda, me saime nüüd enamus küsimusi siit vastatud, aga meie vaatajad on ka huumorisoonega. Meil on tulnud üks anekdoot. Ja anekdoot on siis selline. Blondiin ületab kiirust ja politsei peab ta auto kinni. Näidake palun oma juhiluba. Blondiin satub paanikasse ja politseinik rahustab teda. Juhiluba on üks kandiline asi, millel on su pilt peal. Blondiin leiab kotist peegli ja vaatab, et see on kandiline ning sellel on tema pilt peal. Annab peegli politseinikule. Politseinik vaatab ning ütleb, miks te kohe ei öelnud, et te politseinik olete? Mida siis sellistest naljadest arvata, kuigi ma sain aru, et see hetkel saadeti siin seetõttu, et siin stuudios on üks politseinik ja üks blondiin. Aitäh teile! Väga naljakas. Aga mis te arvate politsei naljadest, et kas see on ka siis see üks asi, mis politseielu rõõmsamaks teeb? Kindlasti, et sellised naljad on ja teinekord inimesedki räägivad sellised nalju tänava peal, et see on niisugune positiivne külg, jah, politseitöös. On teil omal ka mõni lemmik politsei anekdoot? Hetkel küll meelde niimoodi kiiresti ei tule, et... Küll aga oli teil aega mõelda selle naljaka juhtumi üle, mis on juhtunud politseitöös? Jah, et ma mõtlesin, et see juhtus minu endaga, et mitte kedagi solvata, et seal teist osapoolt ei olegi, et vanalinnas, kui Tallinna inimesed teavad, on hästi palju on sisehoove. Ja oli üks väljakutse, kus pidin autoga sõitma sinna sisehoovi. Aga siis seal oli kaardiga see värav, mis elektrooniliselt sulgus siis. Ja jäin päris pikaks sinna lõksu.
ja siis andsin juhtimiskeskusele ka teada, et ma olen nüüd kinni ja välja ei pääse, et hetkel väljakutseid anda ei saa ja siis seal olid asutuse töötajad, kes käisid seal all, aga kellelgi polnud kaarti ja siis nad iga kord imestasid, et politseinik on nüüd siin lõksus ja vangis. Aga lõpplahendus oli positiivne, et saime välja. Nii et väravat katki ei teinud. Politseinik on ka inimene. Just. Küsib Juta, kas Solnetškova ja Rein läbiksid päriselus politseinike kehalised katsed? Ei oska öelda, et ma ei tea nende aegasid füüsilist vormi, et kindlasti ei saa ainult välimuse järgi teha järeldusi, et kas ta läbib või ei läbi. Ma ei kujutanud ette, et aga jutu poolest, et kas see on nüüd seriaali selline tahtlikkus või mittetahtlikkus, aga mulle tunduvad need mõned meespolitseinikud seal kuidagi natuke äppud. No, mulle ka tunduvad, aga kindlasti ei ole päris politseinikud ei ole nii äppud. Ei, see on tore kuulda, ainult positiivne tekitab usaldust, et see nii on. Aga põhimõtteliselt ma arvan, et me saime sellest postkastist nüüd jagu, kuid üks küsimus on siiski mul veel. Kas politseinikud saavad ka Soome parema palga peale tööle minna? Kindlasti saavad. Et selles politseinik on täpselt nagu tavaline inimene, et kui ta esitab lahkumisavalduse, siis ta võib minna Soome tööle. Aga politseinikuna teist tööd tehes, siis peab väga, on võimalik seda teha, aga seda peab kaaluma ja vahetute juhtidega peab seda kooskõlastama. Aga ma arvan, et siin on ka huvi selles mastaabis, et kas Soome riik kui selline võtab nagu oma riigikaitseorganitesse? Ma täpselt ei oska öelda, aga tõenäoliselt peab seal olema Soome kodanik, et Soome politsei tööd teha, nii nagu Eestiski, et siis ma arvan, et võib-olla ei ole see võimalik. Ja üks küsimus siin veel meilt endalt, et kui palju te ise olete pidanud relva kasutama? Mina lasketiirus olen hästi palju kasutanud relva. Aga on vähe ette tulnud, üks kord on tulnud. Aga kas Eestis saab üldiselt ilma relva kasutamata hakkama, et vist väga ei tohigi? Ei tohib ikka ja saab ilma relva, siis relva kasutamine on nii äärmuslik juhtum, et seda tuleb korralikult kaaluda ja selleks peab politseinik enda jaoks selgeks tegema, mis on need olukorrad, kuna võib relva kasutada. Et praegusel hetkel on see politsei piirivalve seaduse järgi on esimene on kõrgendatud oht ehk kellegi elu tervis on ohus, et siis võib kasutada. Aga kas Eesti politsei ja kohtusüsteem on liiga õrn või on ta täiesti parasjagu doosis, et tean mujal maailmas on, et kuidagi politsei käes on suuremad ma arvan, kohtupraktika kommenteerimises ei ole ma pädev. Aga politsei töös siis, kui politsei igapäevatöös? Politsei töös tulirelva kasutamine on niivõrd erandjuhtum, et mul ei tulegi praegu otse meelde, et kas see on probleemiks olnud või ei ole. Meie tänava peal tulirelva kasutamine on väga harv juhus. Nii, no nüüd ma arvan küll, et oleme jõudnud kõik need küsimused läbi vaadata ja küsimusi oli päris ohtralt. Meenub teil äkki mõni küsimus, mis oli väga hea, mis meeldis, millele auhindu on meil üks. Küsimusi oli palju, kas on midagi, mis nagu kohe meenub, et oli väga hea ja oleks väärt seda vesti. Ma nime ei mäleta, aga see, kes küsis selle naise abikaasa kohta või pereelu kohta vist oli. Et pereelu kohta, milline täpselt? Ma mõtleksin nüüd. Korraks vaatan, siin oli üks küsimus, oli Moonika Pärnust küsis, kas politseinike naistest saavad oma meeste kõrval potentsiaalsed politseinikud. Ja jõudsime siis selleni, et natuke midagi ikka võetakse üle ka. Kindlasti. Aga see uurimisfunktsioon just, et kas politseinikud on uurijad, see on minu isiklik huvi, kas politseinikud töös, nad on väga sellised täpsed uurijad, kas nad kodus oma naiste peal ka sellised uurijad on? Ei oska öelda, et see on iga politseiniku individuaalne külg, et kas ta suudab ära unustada selle, mis ta iga päev oma töös teeb ja tuleb koju, on pereisa, abikaasa. Et ma oska öelda, et seda võib iga politseiniku käest ise küsida.
Ja nüüd kõige viimane küsimus. Kas politseinikud tarbivad eraelust palju alkoholi? Ei oska öelda selle kohta, aga nagu seriaalidest ja filmidest välja tuleb, et siis alkoholiprobleemid on, aga seda kindlasti ma ei oska öelda, et kas politseinikud oma tööst tingituna tarbivad palju alkoholi, et praegu küll ei tule meelde, et oleks probleeme olnud alkoholi tarbimisega ja politseinikel mingit seost luua selle kohta. Selge. Ma arvan, et me saime kõik täna väga palju targemaks. Saime palju kuulda teie töö telgitagustest, eraelust, et aitäh teile, et te saite meie stuudiosse tulla. Auhind Monikale Pärnust, see vest on olemas, me võtame teiega ühendust ja lepime siis kokku, kuidas te selle auhinna täpsemalt kätte saate. Ja mis seal ikka, jääb teile kõigile soovida ilusat esmaspäeva õhtut ja Innole siis aitäh tulemast. Palun. Ja soovime teile turvalist tööd, rõõmsaid tööpäevi ja positiivseid inimesi teie ümber, kes on siis sellised tegusad ja töökad. Tänan. Ja mitte liialt, kuidas see oli, äpud. Just. Selge, jõudu ja turvalist tööd teile. Aitäh. Ja kõikidele teise ekraani vaatajatele aitäh, et meiega täna koos olite. Meie oleme taas tagasi homme ja siis juba tarbijakaitse teemadel. Aitäh teile, ilusat õhtut!